Me oleme Portugalis Portimao ringraja lähedal CF Moto 2025 Global Media Launchil ja meid ootab ees 2 päeva väga ägedaid proovisõite. Esiteks me saame minna ringrajale, kus on ju kihutanud MotoGP tipud ja vormel 1 on seal sõidetud, aga lisaks me saame seda teha CF Moto uute mudelitega. Me saame kõigepealt minna kardirajale, sest NK seeria 125 uus ratas ja siis 675 NK, mis saab, ma arvan, olema ka üks väga põnev sõitmine, sellepärast et 675 mootor tähistab seda, et CF Moto on läinud 3-silindriliseks ja kui me sealt kardirajalt ära tuleme, siis 675 SR, sellega me saamegi Portimao ringrajal sõita ning lisaks järgmisel päeval 800 MTX, mis on siis, ütleme, maastikuvõimekam MT-seeria masin, kus on juba ees ka, ütleme, väga oluline muudatus on see 21-tolline ratas. Ja noh, Martin, sulle siis jäävad seal saali teises otsas olevad, on tegelikult natuke kade ka see Z10 mingisugune turbokas 1000 kuubikut, keerame sinna poole korra, no vaata, noh, kes ei tahaks sellega sõita. Nii et meie järgmised paar päeva siin päris ägedas Portugali regioonis saavad olema, arvan, päris mõnusalt sisustatud. Esimene päev Portugalis CF Moto suurel 2025. aasta globaalsel lansseerimissündmusel hakkab ühele poole saama ja täna saime nende 3 rattaga sõita, nagu näha, siis sai siukeseks maksavorstiks ennast riietatud ja ega mul ei ole tohutut rajasõidu kogemust. Aga me alustasime üldse oma päeva tegelikult niimoodi, et NK seeria uus ratas, 125-ne, 1-silindriline, 11 kilovatti, 11 newtonit, mis teeb ta heaks. A1 lubadega võib juba 16-aastase siia peale panna.
Nad on teinud pullilt nii, et teljevahe on venitatud pikemaks kui teistel sarnastel ratastel, et ta jätaks nagu niisuguse suurema ratta mulje, aga samas kaalub mingisugune 140 kilo ja meie saime sõita sellega sellisel torbikute vahel, noh, tahaks öelda, et nagu kümkhanhat, vot nii kõva mees ei olnud, et oleks mingit trikke ja asju teinud. Aga täpselt see ratas, milleks mõeldud, selle töö ta teeb ära ja hind alla 4000 euro. Siis me liikusime edasi. Meile usaldati suurem masin, meile usaldati suurem rada, ehk siis siin Portimao suure ringraja kõrval on ka kardirada, kuhu meid saadeti peale siis NK-seeria järgmise uuema masinaga, mis on siis 675 ja oluline asi on just seesama 675, mis tähistab siis CF Moto uut mootorit, 3-silindriline, 66 kilovatti, 68 newtonit, väga kihvt niisugune jõu ülekandmine on ja sujuva gaasiga, et võib-olla oleks arvanud, et see 3-silindriline veidi, ma ei tea, väriseb või niimoodi, aga nad on saanud selle hästi käima ja võib-olla ongi selline kompromiss selle, kui siiamaani on CF Moto pigem kasutanud 2-silindrist rida 2, siis siin on rida 3, on ju. Nad 4 peale ei läinud ja ratas käitub väga hästi. Tal on küübivedrustus reguleeritav, tal on 2-astmeline veojõukontroll, ABS ja tegelikult, mis ma jätsin selle 125 kohta mainimata, siis üldse niisugune läbiv asi CF Moto mudelirivis on see, et neil on kõigil T-box ehk siis ratas on sinuga ühenduses. Väiksel rattal siis näiteks saab vanem niisuguse geofencingu teha ja piirata võib-olla, kuhu selle rattaga sõidetakse ja minnakse ja jälgida ka asukohta, saad sealt kasulikku infot. Neil on kõigil 5-tolline ilus värviline ekraan, kuhu peal on ka Google Maps näiteks võimalik kuvada. Aga sellega me sõitsime kardirajal, kindlasti tänaval niisugune hea commutimise masin, võid siia veidi mingit lisavarustuseks väikse kohvri peale panna ja saad igapäevasõidud teha. Ja selle ratta hind niisugune 7000 eurot. Nüüd võiks öelda, et tänase päeva superstar, millega me saime sõita siis siinsamal Algarve, või on ta Algarve, ma ei tea, ma ütlen Portimao, suurel ringrajal, kus siis on sõidetud F1 ja VEC-i ja täna sõidetakse MotoGP-d ja Superbike'i maailmameistrivõistlusi, saime ka siis ennast proovile panna. Ma siin varasemalt jutus juba mainisin neid ringi aegu, siis mul tuli selline, kui ringi rekordi keskmine kiirus on 170 kilomeetrit tunnis, siis ma sain 100 kilomeetrit tunnis. Siin peasirge peal üle 200 õnneks küll ikka kätte, et päris häbisse nagu ei jäänud. Selle ratta tippkiiruseks on 220 kilti tunnis. Mootor ja üldine olemus siis NK-l ja sellel SRR-il. Muidu nagu väga sarnased. Mootor on sama, vedrustused, aga nagu disainist näha, siia on siis rohkem pühendatud niisugust võidusõidu DNA-d ja CF Moto tuli ka Moto3-s sellel aastal maailmameistriks nii tiimi nagu individuaalse sõitjana ja sealt samast tiimi know-how'st võeti ka siia rattale veidi tarkust kaasa. Aga muidu jah, siis seesama 3-silindriline 66 kilovatti ehk 90 hobujõudu ja siin suurel ringrajal dünaamika on väga hea. Sain proovida erinevatelt käikudelt, et kuidas mingisugusest teravamast kurvist välja tuleb. Ma ütlen, ma ei ole mingi ringraja sõidu spetsialist, aga minu jaoks oli seda siin väga palju, pigem jäi kurvidest nagu julgusest puudu. Üks asi, mida võib-olla tuleks teha, kui ma ise endale selle ratta ostaksin, siis ma seadistaks veidi seda vedrustust ringi, et mul hakkas esiots läbi vajuma, ma olen pikk, ma olen suur. Istme kõrgus samuti siis, et standardis on tal 1, aga 2 erineva istmega saab seda kõrgust mängida, et mina võib-olla tõstaks ta ka natuke ülespoole, aga ma ütlen, neil on juba endal nii-öelda CF Moto
lisavarustuse rivis siis igasuguseid asju juures, et võimalik osta nii-öelda järelpaigaldusena teistsugused eeblid, jalarauad tuua kõrgemale, et ringrajal veel parem oleks ja nii edasi. Tõesti, see valik on päris hea. Ehk üldiselt jättis see rajasõit selle rattaga väga ägeda mulje. Ja mis ma võib-olla nagu miinusena välja tooks, aga see on ainult siin ringrajal, tahaks, et pidur oleks äkilisem, ehk pidurdus tuli tuua varasemaks. Nad ei hakanud läbi nii-öelda vajuma või pehmeks minema minu sõidustiili juures. Ma ütlen, et minu ringiajad ei ole esiteks sellised, aga ma tundsin, et ma tahaks võib-olla natuke agressiivsemat pidurdust. Mis meile veel tehti, meil võeti ka üheks sessiooniks ABS välja, siis ta läks muidugi paremaks, et kui ABS-iga ei pidurda enam, saad pidurdusmaad lühemaks teha, aga ma julgeks väita, et kogu see uus mudelirivi CF Motol, see, mida nad selle raha eest pakuvad, siis päris hästi õnnestunud. Ma arvan, et 675 NK sööb oma suurema venna 800 NK lihtsalt ära, sest ta on veidi soodsam. Võimsuse vahe on nii väike ja see uus 3-silindriline mootor on väga lahe. Ma jään hetkel vastuse võlgu, palju see 675 SRR Eestis maksma hakkab, sest teda pole veel ametlikus hinnakirjas üleval, aga ma panen selle hinna siia kuskile enda pea kohale ja kui ma selle Marekuga ära täpsustan. Nii et meie esimene päev kokkuvõtvalt väga äge. Lähme nüüd raja pealt ära, sellepärast et need kombed nahast saab vahetada veidi teistsuguste sõiduriiete vastu, sest homme me saame siis 800 MTX-iga minna liiklusesse. Lubatud on ka mingisugune off-roadimine, aga kuna hetkel lubab veidi vihma, siis eks näeme, kui seikluslikuks see teine päev kujuneb. That's all. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 Teine sõidupäev siin Portugalis tehtud ja kui me eile olime siin samas ringrajal, siis täna käisime erinevate teede peal. Küll kahjuks üks asi jäi meil nii-öelda suuremas jaos tegemata ja oleks soovinud rohkem selle rattaga sõita ka maastikul, aga kuna me saime nihukest vihma, siis lihtsalt meie ohutuse pärast ei saadetud sinna libedale pinnasele, aga me käisime ikkagi mingite sihukeste radade asjade peal. CF Moto MT-seerias on nüüd siis 5 liiget ja meie sõitsime selle kõige uuemaga 800 MTX. See on siis neil MT-seerias esimene masin, mis on niimoodi, ütleme, et kohe mõeldud, et sellega võiks maastikule minna, sest olulised asjad. Ees 21, taga 18 tolli ratas. Natukene ka maastikule mõeldud rehv, kuigi ma ütlen ausalt, et kui see konkreetne rehv, mis siin all on, siis kruusatee peal on ta okei, aga kui mudasse minna, siis ma paneks ise siia midagi muud alla. Reguleeritav amort ja mootor selles mõttes sama, 67 kilovatti, aga mis veel siis niisugust nagu Endurance'it juurde annab, on 22,5 liitrine paak, et ühe paagitäiega saab kindlasti palju rohkem sõita. Mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud? Dünaamika on hea,
Esimene käik on võib-olla natuke närviline, aga no oleme ausad, esimest käiku, no palju sa kasutad üldse niisuguse rattaga sõidu ajal, on ju. Siduriga saab mängida teatud oludes. Me tegime täna mingisugune lõpuks kokku vist 180 kilti ringi. Sadula maitse suhu ei tulnud, mis on väga oluline. Kasutada oli teda lihtne, tal on 7-tolline niisugune püstine ekraan, mille taga on siis ka reguleeritava kõrgusega tuuleklaas. Lisavarustusena muidugi võid veel kõrgema klaasi kaasa võtta. Nuppudest kõik lihtsasti seadistatav, kiired nii-öelda juurdepääsuteed sõidurežiimidele. Sellel MTX-il on siis nii-öelda tavaline vihm ja off-road ja siis võid ka seadistada siin endal välja lülitada siis õigemini veojõu kontrolli ja ABS-i. ABS lülitab välja tagaratta, esiratta ABS jääb alati toimima. Quick shifter on tal peal, aga seda nad saaksid kindlasti paremaks teha. Ta toimib, aga mingisugustel hetkedel tahaks, et ta nagu kiiremini reageeriks, et samas, kui me sõitsime siin pika maantee otsa ja vahepeal asulatest läbi, siis ta nagu toimetas kenasti, aga Quick shifterit saab ka sisse ja välja lülitada. Mis ma veel ütleks? Võib-olla niisugune hea abiline, mis tänapäeval on kindlasti teema, USB-laadjad, 18 vatti nii USB-A kui USB-C ja ta on niisugune hea kompromiss, sellepärast, et kui sa mõtled selle peale, et selle ratta hind, mis siis on nii-öelda kõigem, on niisugune 10 500 eurot, siis oma selle raha eest, mis nemad küsivad, annavad nad sulle vastu väga palju. Ma ei oskagi midagi rohkem vastata, päris väsitav päev oli just selle vihma tõttu, aga ägedat pildi ja videomaterjali sai sellegi poolest ja see seltskond, kellega me siin koos olime, oli ka väga kihvt, sellepärast et no praktiliselt kõikide maailma riikide esindajad, mitusada inimest, nagu ma olen juba mitu korda öelnud, nii et saame igal juhul, ma arvan, edukaks lugeda. Aitäh! So any front wheel kick 250 race on it, I can be 2 by the part.
gas, no brakes.